Tere kõigile Foreksi ja kauplemishuvilistele ja ka investeerimishuvilistele. Täna siis teeme kokkuvõtte aprillist 2025. Oli selline väga tegus ja vahva kuu, ütleme niimoodi, et päris palju oli siis uudiseid nii maailma tasandil kui ka siin meie kohaliku Eesti tasandil ja kõik need muidugi mõjutas ka turge päris palju. Ja mis siin ikka, läheme siis edasi, hakkame kohe pihta social tradingust. Social trading tegi siis aprillis Fingo Pro 1 üle 6% kasvu ja Fingo Pro 5 natukene alla 6% kasvu. Fingo Pro 5 siis on nüüd üle 2 aasta toimetanud, suke 2 aastat, mis ta on siis 3 kuud, 4 kuud või. Ja selle aega siis teinud 134% kasvu. Praeguseks, täna on siis 16 mai, on tegelikult see juba üle 140% seal. Ja Fingo Pro 1 tegi siis aprillis 6,23, nagu ma ütlesin, ja kokku on teinud Fingo Pro 1 kuskil 70,5% kasvu, ta on muidugi vähem aega jooksnud. Kui nüüd võrrelda erinevaid siis toote, mida AP pakub, investeerimistooteid, siis social trading hetkeseisuga tundub olevat kõige parem nendest, mis puudutab seda, et see on täiesti käedvaba. Seal ei ole mingit kuutasu, ei pea ise olema mingisugune professionaalne kaupleja, paned lihtsalt raha sisse ja ongi kõik, tehakse sinu eest ära. Ja kes on pigem alustaja või kes ei taha panna ilget aega selle sisse, et neid asju on teile selgeks teha, sest kauplemine ei ole lihtne tegevus, siis social trading tundub olevat kõige parem lahendus. Nii, läheme edasi. Kratos Classic tegi 5,14% kasvu selle konto peal, mida ma olen siin näitanud. See konto on ka siis jooksnud suurusjärk 2 aastat, kokku siis 135% teinud see konto. Kratos X tegi aprillis 3,52% ja see konto siis on teinud 6,13% algusest alates. Ja see siis on nüüd uue seadistusega jooksnud. Kratos Elite tegi 2,85% kasvu. See siis seal jookseb 4 paari praegu. Praeguseks on ka siis üleval Kratos Elite'il all pairs strateegia, kus siis on kõik paarid korraga. Seda tasub vaadata ainult siis, kui see konto suurus on 10 000 pluss, alla selle ei ole väga pointi. Ja see Kratos Elite konto, mida ma siin ikkagi olen nüüd, Kratose konto, mida ma olen näitanud, jooksutab tegelikult seda seadistust. Ja. Kratos Elite tegi 2,85% kasvu ja see konto on siis praeguseks teinud 16,48% kasvu kokku. Flash tegi 4,98%. Siin ma vahetasin konto välja, enda konto ma lihtsalt lõpetasin Flashi kasutamise ära. Ja see konto, mida ma siin nüüd näitan, on siis teinud algusest peale 42%. See on natuke üle aasta jooksnud ja hetkel on siis ka mõte endal hakata seda sama kontot, selle sama konto seadistust kasutama Flashi testimiseks. Siis Gearbox 3.0 tegi 6,62% kasvu. Ja see konto siis on teinud algusest peale kuni aprilli lõpuni 18,28. Edasi Dart ehk siis Crypto Advantage endiselt seisab paigal, nagu ma aru saan, siis aasta aega peaks nüüd, täpselt ei mäleta enam, millal see fondihaldur seal pausile pani ennast, aga sellest, igatahes kui sa mäletad, millal see pausile pandi, siis aasta aega peale seda võiks juhtuda see, et hakkab uuesti selle fondi edasine manageerimine. Copy trading tegi aprillis 4,29% kasvu ja see copy trading konto siis on teinud 16,38% kokku. Siinkohal mainin ära kindlasti, kui sa copy tradingut kasutad või on plaanis kasutama hakata, siis seal on tulemas muudatused. 2 asja. Üks on see, et see ilmselt kolib ainult ühe maakleri peale, sellepärast et copy trading on suur oht, et hakatakse signaale välja poole kopeerima ja välditakse siis kasumi jaotust. Ja siis teine probleem, mis siin on ilmselt, on see, et copy tradingu konto maht peaks olema kindlasti suurem kui 1000, võib-olla isegi rohkem kui 3000 võiks olla miinimum, alla selle siis vähemalt see praegune copy trading võib osutuda väga ohtlikuks drawdowni suhtes, sest seal jookseb põhimõtteliselt Kratos X ja Kratos X-i seadistus, mis seal jookseb, näitab backtesti põhjal, et kui on 1000 konto, siis mingi hetk võib olla drawdown 94%, ehk siis põhimõtteliselt üles õhku lennanud konto, sellepärast ongi mõistlik panna 3000 või rohkem sinna ja kes tahab või muidugi minna vaadata ka Kratos X-i backtesti tulemusi, need on kõik avalikud, et saada aru, millega siis tegelikult riskitakse. Tahtsin siin veel
ühte asja näidata siia lõppu. Saan endale tuhka pähe raputada. Kuld on siin teinud päris huvitavaid liikumisi ja ka loomulikult teised valuutapaarid samuti. Kui me nüüd vaatame siis minu enda tarka ennustust ütleme niimoodi. Et ma olen siin mitu nädalat, võib-olla isegi 6 aega juba rääkinud sellest, et ma ootaks, et kuld tuleb siia sellesse piirkonda. Ja nüüd see siis lõpuks juhtus see nädal. Loomulikult ma enda nõuanded ei kuulnud, ehk siis kui ta siit sellest läbi murdis, siis oleks võinud tegelikult täiesti vabalt võtta sell-tehinguid. Ma tegin ka mingid sell-tehinguid, aga ma rapsisin liiga palju, lihtsalt sipsisin natuke siia, natuke sinna, võtsin väikse kahjumi, nagu ikka, that's how the story goes tavalist on. Ja siis, kui ta siia alla jõudis ja said päris tugeva reaktsiooni, siis ma oleks võinud ju tegelikult võtta lisapai tehingu ja sellega suusatada kuni siia ülesse välja. Aga ma ei teinud seda, sellepärast, et lihtsalt ei olnud piisavalt julgust, ütleme niimoodi. Nii ma siis siin jälgisin seda asja kõrvalt ja vahepeal võtsin mingid tehingud. Muidugi üles tulles võtsin ka veel sel tehingud juurde ja võtsin sealt natukene kahjumit. Ehk siis tasub ise ennast rohkem usaldada, eriti vähemalt peale seda, kui juba olles 5 aastat siis nendes teemades olnud. Minu poolt praeguseks kõik. Kindlasti pane selle videole like ja kui sa ei ole veel teinud seda, siis pane subscribe selle kanalile, sest et niimoodi on sul kõige lihtsam ennast asjadega kursis hoida.